Kaunil kevadpäeval tulime Kadriorgu ja Kumusse ja vaatame, kuidas noored arhitektuurikooli õpilased vaatavad Jüri Okase näitust ja mida nad sellest arvavad. Kui me nüüd tänasest päevast siin Kumus räägime, siis käisite näitusel. Näitus oli tegelikult arhitekt Jüri Okas, kes tegi kunsti. Mis te sellest arvate? Minu arust see oli päris lahe. Ja niisugust lahedad pildid olid ka temal tehtud. Ma arvan, et on väga omapärane inimene ja väga ilusad ja kenad pildid olid tal ja nii arhitektuuri poolest kui ka niisama vaatamiseks. Et võib-olla saaks ehitada isegi selle moodi maja. Arvad? Jah, võib-olla kunagi. Aga teile räägiti ka Jüri Okasest ja räägiti nendest fotodest, piltidest, videotest. Kas oli seal midagi, mis teie jaoks tuli üllatusena? Minu meelest vist oli küll. Võib-olla see, kuidas ta siis nagu ise juurde teeb või tegeleb nagu nii mitmekülgselt selle arhitektuuri ja kunstiga. Et need joonistused, need olid nagu erinevad moodi tehtud, nagu lihtsalt nagu suvakalt nagu oleks tehtud. Arhitektuurikool on selline asi, mida paljud lapsevanemad ei tea, aga võiksid teada, sest sinna ju päris pisikesed, no mitte nüüd lasteaialapsed, aga koolilapsed juba on teretulnud. Kui vanalt alustate? Ja meil on terve kooli iga kaetud, et alates 7 aastast, kui laps läheb kooli, hakkabki seda uut maailma, uut elukorraldust nii-öelda omaks võtma, siis võibki ka meie juurde juba tulla ja kuni gümnaasiumi lõpuni. Nii et terve kooli iga. Aga miks peaks üks laps saama, 1. klassi laps saama endal juba kujutluspildi sellest, et on majad, on tänavad, on linnaruum, on muu ruum? Jaa, aga see on meie iga kodaniku õigus tegelikult rohkem aru saada ruumist, mis meid ümbritseb. Ja eks me sellepärast selle arhitektuurikooli olemegi ellu kutsunud, et pakkudagi lastele ja noortele seda võimalust uurida ruumi, saada teadlikumaks endast selles ruumis, kus sa toimetad, igapäevaselt liigud, tegutsed. Et inimesed, uus põlvkond saakski teadlikumaks sellest keskkonnast, mis meie ümber on. Aga selleks, et lapsi õpetada, on vaja õpetajaid, kes neid õpetavad? Meil õpetavad arhitektid. Et see on selle kooli eripära, et ongi kas arhitektid või me oleme nüüd kaasanud endale ka noori abilisi, kes on kas äsja lõpetanud arhitektiõpingud või just praegu lõpetamas ja ka sisearhitektuuri osakonnast on meil väga toredad õpetajad, nii et kõik on eriala inimesed. Ja ma kujutan ette, et lapsed on ikkagi enam-vähem vanusegruppidesse jagatud. Jaa, ongi, meil on 5 vanusegruppi. Et niimoodi on terve see kooliga kaetud. Ja mida siis tehakse seal arhitektuurikoolis? Mis me teeme? Mängime. Eks põhiosa tegelikult ongi suunata lapsi märkama seda, kus nad liiguvad, mida nad teevad, milline on see ruum neie ümber, mida see ruum võimaldab, mida nüüd laps ise selle ruumiga seoses tahaks ette võtta, kas ta seda saab võtta või see ruum seab piiranguid. Ehk siis niisugust märkamist ja ruumi uurimist, katsetamist, et nagu sellist me siin oma tegevusega nagu propageerimegi ja läbi arutelude, suur osa meie tegevusest on arutelud, meisterdame, mängime, sest et ega me ei tee ju arhitekte, me ei kasvata arhitekte siin koolis, et pigem me ikkagi tegutseme läbi lastele sobiva tegevuse. Täna olime meie koos arhitektuurikooliga Kumus ja Jüri Okase näitus oli see, kuhu siis nüüd koolilapsi viidi. Mismoodi
kui nüüd kirjeldada, mida lapsed seal tegid ja millest nad pidid aru saama? Lastel oli võimalus katsetada ise ruumi loomist. Eks ole, et me olimegi inspiratsiooni saanud Jüri Okase loomingust, kus ongi ruum taandatudki selle põhielemendi baaskuubi peale. Värvid ei olnud olulised, eks ole, ja nendest algelementidest nii-öelda said lapsed ise proovida luua siis erineva iseloomuga ruume. Et nagu kuulsid ka, eks ole, et me andsime ülesandeks kas luua väga kitsas ruum, kus ma sisenen ja ma kohe tunnetan, et mul on seal kitsas või et mul on avar või mul on, põhimõtteliselt neid üksik elemente algosasid kasutades saadki katsetada. Luua erinevaid olukordi, tunnetada seda, kuidas mina selles olukorras ennast tunnen, kas see võiks nüüd siit olla natukene teistmoodi või see juba ongi niimoodi hästi. Et niisugune mänguline viis enda ja ruumi koosmõju otsimiseks. Samas on see ka niisugune grupitöö, rühmatöö teraapia, sest sealt kohe tulid ju välja mõned niisugused nagu töödejuhataja tüüpi inimesed, mõned loomingulised, mõned veidi laisemad. Jah, eks päevad on erinevad, me ise oleme igal päeval ka erinevad, eks ole, ühel päeval tahavad ühte tüüpi tegevusi teha, teisel päeval teist tüüpi ja ka lastel samamoodi, mõnele sobib rohkem omaette nokitsemine, teisele sobib vägede juhatamine, eks siia satuvadki kokku ka erinevad iseloomud, et eks meie ülesanded üldiselt arvestavadki erinevate tüüpidega ja meil on nii niisuguseid individuaalseid ülesandeid, kus igaüks saabki oma mõttemaailmas seal rännata ja uurida ja lahendusi otsida, aga on ka selliseid, mis ongi just niimoodi meeskonnatööle suunavad ja õhutavadki kaaslasega või ütleme mitme peale siis lahenduse otsimist, et õpetada meeskonnatööd, sest ega inimesed ei oska iseenesest nagu meeskonnatööd teha, seda peab ka õppima. Millal arhitektuurikool uksed lahti tegi esimest korda? Meil on nüüd 7. hooaeg läbi saanud või läbi saamas. Kas see tähendab seda, et mõned lapsed on 7 aastat teie koolis olnud? Jah, see võib seda tähendada küll, meil on lapsi, kes jätkavad mitmendat aastat. Ma päris niimoodi ei teagi öelda, kas keegi nüüd päris esimesest aastast järgi on, aga ma võin ka öelda, et meie esimesel aastal osalenud õpilane on nüüd meil õpetaja. Nii et meil on oma vilistlane välja kasvanud õpetajaks. Aga mis on nende aastate jooksul olnud, ütleme, et laste tagasiside mõttes kõige põnevam, kõige huvitavam olnud? Et kas see on mingi isetegemine, on see kuskil käimine? Ja me käime väljas ka loomulikult, sest ega meie üks eesmärki ongi lapsi sealt arvuti tagant välja meelitada, päris ruumi uurima, nii kodus vaatama, koolis vaatama, kuidas see ruum mind kõnetab, mis tänavaruum mulle pakub, kas seal on tore olla või mida ma tahaksin seal teistmoodi teha. Et just nimelt jah, me käimegi ka väljas palju, käime ka asutustes, büroodes, oleme käinud teatris vaatamas, kuidas valgusega ruumi olukordi muuta ja nii. Aga need hetked on väga toredad, kui sa näed, et lapsel läheb nagu mingi pirn põlema seal silmade taga ja ta enda jaoks avastab midagi. Et kas või näiteks seda, et paber on ruumiline või et kõik meie ümber ongi ju ruumiline. Et niisuguseid toredaid näiteid on nagu palju olnud, palju hetki ja need teevad tegelikult väga suurt rõõmu. Kas meie lapsevanemad on altid ka tagasisidet andma või ehk ma kujutan ette kiitma? Üldiselt on lapsevanematelt tagasiside olnud üsna positiivne, me oleme seda ka ise küsinud, aga on tulnud ka ise ütlema lapsevanemad, et nad peavad väga vajalikuks sellist tegevust, et tuua nagu seda ruumiteadlikkust nagu laiemalt pildile ja et me nagu viitsime ja jaksame nende lastega tegeleda. See on mitmel põhjusel tähtis, et ruum on ju ise oma olemuselt selline totaalne, et me kõik oleme vähem või rohkem ruumiga dialoogis ja kui vaadata, et milline on see laste suhe ruumiga, et
see on väga loominguline kogu aeg. Et ja kui seda tagant vähegi natukene lükata, et see annab uskumatuid tulemusi, et see lõpuks peegeldub ka juba selleski, et kuidas ta oma Lego klotsidega hakkab ehitama täiesti uusi maailmu, et ta nagu kasvab sellest välja, et mida mingisugune manuaal ette annab, et see on, ma leian, et hästi suur oskus. Kas on mõned asjad tulnud ka üllatusena, näiteks sõnavaras midagi juurde tulnud, mida nagu selles eas ei arvaks? No sõnavara ka kindlasti võidab sellest, et tuleb palju uusi sõnu, aga üllatusena vast seega, et tekib selline võime lugeda linna, et nad näevad korraga kohti, kus võib-olla ennem olid mingid uksed või aknad või mingi trepp või et kuidas on mingid majad erinevatel ajastutel üksteise külge liidetud, et ma julgen öelda, et eriti praegu, et kui vaadata, et kui palju Tallinnas siin ehitamist on, et nende jaoks on see linnaskäik alati üks põnev ettevõtmine, et nad vaatavad seda keskkonda väga uudishimulikult kogu aeg. Kas põhiliselt arhitektuurikool on Tallinna keskne või te olete ka kuskil Tallinnast väljaspool käinud? Arhitektuurikool tegelikult ongi me küll põhiosas tegutseme Tallinnas, regulaarõpet pakume ka Tallinnas, aga selleks, et see ei oleks ainult nende väikese seltskonna eralõbu, kes saavad käia sügisest kevadeni tundides, siis me ikkagi pakume erinevates piirkondades, erinevatel sündmustel üle Eesti, pakume selliseid töötubasid, mis on küll sellised lühemad, ühekordsed võimalused selle teemaga nagu kaasa minna, aga midagi ikka. Arhitektuurikool koondab ka ülesandeid selles mõttes, et me pakume seda ruumiga tegelemise võimalust ka üldhariduskoolidele, ehk siis kõik koolid, kõik õpetajad, kes tunnevad, et nad sooviksid oma tunde mitmekesisemaks teha ja kaasata ruumi teemat oma igapäevatöös, siis neile on loodud terve hulk ülesandeid, mis on tegelikult internetist vabalt kättesaadavad, täpsete juhiste ja kirjeldustega, kuidas mingis ainetunnis saaks ruumi teema kaasata. Ja siin on hea võimalus rääkida ka sellest, et gümnasistid saavad uuest õppeaastast valida valikainet. Ehk siis on valminud just nüüd äsja arhitektuuri valikaine arhitektuuri elukeskkond, mida sügisest võivad kõik gümnaasiumid üle Eesti valida, kui nad seda soovivad, mis ongi nagu teemat avav. Ta pakubki ülevaadet sellest, milliste teemadega, milliste küsimustega tegeleb arhitektuur, millised erialadega ta on seotud, sest ega me ei räägi ju ainult arhitektidest, eks ole, ruumiga tegelevad ju väga erinevad erialad. Ja et õpilased saavad ise ka leida endaga nagu sidet, mis on tema huviala, kuidas see huviala on seotud ruumiga ja märgatagi seda sidet. Ja samamoodi ongi seal 16 teemat, mis on ka õpetajate jaoks väga põhjalikult lahti kirjutatud. Iga kooli õpetaja, kes tunneb selle vastu huvi, et ruumivaldkond pakub talle pinget, võiks selle korra ette võtta ja läbi vaadata, sest et need ülesanded on väga põhjalikult avatud, taustainfot on juurde, näiteid on juurde, et tavaõpetaja saab selle kursuse läbiviimisega edukalt hakkama. Aga kus need huvilised saavad teada seda, et näiteks õpetaja, ta praegu kuulab saadet, saab aru, et niisugune asi on olemas, kus ta leiab seal? Ta võib vabalt meie poole pöörduda, meie anname talle seda infot, aga see õppekava on üleval ka Innove lehel teiste õppekavade seas. Nii et see on täiesti avalik info juba ja koolidele seda infot on ka saadetud või on veel saatmas. Et see teavitustöö on nagu käimas. Ja meil on praegu sellel kevadel on 6 gümnaasiumid, kes on seda valikainet piloteerinud, nii et meil on õpetajate tagasiside põhjal võimalik järeldusi teha ja kui vaja veel täiendada ja täpsustada neid teemasid, mis on võib-olla natuke ebaselged või vajaksid veel rohkem lahtikirjutamist. Mis koolid need olid? Pelgu linnagümnaasium, Rocca al Mare kool,
Jõhvis üks vene kool, Põltsamaa ühisgümnaasium, Pärnu ühisgümnaasium. Ühesõnaga, tegelikult on ju Üle Eesti Eesti. suhteliselt pilootidega kaetud. Üle Eesti, jah. Aga kes selle programmi kokku pani? Kes need inimesed olid? Selle valikaine programmi ta tuli koostöös Haridusministeerium, Kultuuriministeerium, Arhitektuurikeskus, Arhitektuurikool, Kunstiakadeemia ja siin oli ka meil palju konsultante ka väljaspoolt, et me erinevate teemadega siis pöördusime ka näiteks jalakäijate ühingu poole ja jalgrattaklubi poole ja nii edasi, eks ole, et olekski kõik teemavaldkonnad, kes ruumi suhtes midagi arvata võiksid, oleks kaasatud. Kas mujal maailmas ka selliseid asju tehakse? Sellist üldhariduskoolidele suunatud programmi tehakse küll, aga väga vähe üldiselt. Meie suur eeskuju on muidugi Soome, meie lähinaaber siin, kellel see praktika on juba pikka aega. Kuigi neil ka üldhariduskoolides on see siiski vist üks kool on, ma sain aru, kus käib selline haridusprogramm, ruumiharidusprogramm. Et selles suhtes me oleme juba edumaal. See õppeaasta saab läbi. Septembris algab uus õppeaasta. Kas koolis on juba kohad täis? Registreerimine meil juba käib. Meil on järgmiseks õppeaastaks juba mõned grupid täitunud. Et kiiremad on juba ennast kirja pannud, aga on veel vabu kohti ka. Ja. Aga kui tuleb nii palju huvilisi, kas teete klasse juurde, rühmi juurde? Eks me jõudumööda olemegi ennast ka suurendanud, iga aastaga on meil tegelikult, mitte päris iga aastaga, aga on järjest tulnud juurde uusi gruppe, uusi juhendajaid. Uuel aastal me ei plaani uut gruppi veel avada, aga eks siis jah, me võtame kõik soovijad nimekirja vastu ja kui vabaneb mõni koht, on kohe uus liige varnast võtta. Ja põhitegevus toimub siin arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos. Jah, see on meie pesa, me oleme väga rahul sellega, et meil on võimalus olla arhitektuurisündmuste keskel, et lapsed sisenevad majja, käivad läbi näituste ja harjuvad seeläbi ka käima muuseumis ja leiavad ka üles need, ütleme, ruumivaldkonda puudutavad sündmused. Aga kui tihti koolitunnid arhitektuurikoolis käivad? Lapsed käivad kord nädalas, sügisest kevadeni ja 1,5 tundi korraga on see tavaline. Vanem grupp käib küll pikemalt koos, et nende jõudlus on suurem ja teemasse süvenedes kaob aeg kiiresti ja siis ei jõuaks muidu tunni lõpuks midagi valmis. Aga eks ta on üles ehitatud just nimelt sellisele protsessile see õpe, et me tunni alguses ei tea, kuhu me välja jõuame. Meil on igaks tunniks on eraldi teema ja me siis koos arutame ja ka need maketid, mida lapsed meisterdavad, et need ei ole ka mõeldud selliseks pikaajaliseks säilitamiseks ega keerulisi tehnikaid kasutades, nad on pigem just nimelt sellised töömaketid, protsessi katsetused, et proovidagi erinevaid materjale ja soosida nagu seda erinevate lahendusvariantide otsimist, sest et ega meile elus ei ole ühelegi küsimusele ühte kindlat vastust. Meil on alati palju erinevaid variante ja me õhutamegi lapsi otsima neid erinevaid võimalusi ja seejuures ka katsetama. Ja ega siin ei ole ka mitte midagi lahti, kui alati ei õnnestu, sest seda juhtub ka, et mul tunni lõpuks selgub, et tegelikult mul ikka see välja ei tulnud. See on osa sellest protsessist ja me julgustame ka lapsi sellega leppima, et sa said väga väärtusliku õppetunni sellega, et sa said teada, et see mõte ei tööta. Ja sellest ei ole katki mitte midagi. Mida on rohkem? Ma arvan, et mõttetööd vist ilmselt on rohkem kui seda käelist tegevust, mis on ka vajalik noortele. Eks nad on põimunud, et ei saagi öelda, et üht on rohkem kui teist. Võib-olla, et need vahendid on erinevad, olenevalt ka vanusest, eks ole, et sama teema, no ütleme ruumi teema ju
käib läbivalt kõikides vanusegruppides, et kui me võtame valguse, siis see valguse teema käib ka kõige noorematel ja kõige vanematel samamoodi tunniteemana, et lihtsalt see lähenemine on erinev, eks, et töövõtted on erinevad. Meisterdame me väga palju, sest et just mõtte ruumiliselt läbiproovimine ja katsetamine on see, mis selgitab sulle endale sinna seda suhet ruumiga. Aga samas ka just nimelt see üks ühele ruumi läbiproovimine ka oma kehaga, erinevate olukordade läbiproovimine ja siis enda analüüsimine seejuures, et kuidas mina tunnen ennast sellel toolil istudes ja kui ma muudan asendit, kuidas minu keha sellele reageerib. Kas ma vajaksin näiteks kõrgemat seljatuge, et mul oleks hea olla või kas see materjal mulle meeldib või mitte, kas see on mugav ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis see analüüsi pool käib see kogu aeg selle meisterdamise juures. Aga kui kokkuvõtvalt küsida, milleks on vaja noortele arhitektuurikooli ja mis selles koolis on sellist, mis kasvatab noortest teistsugused inimesed? Jah, vaadake, ruum on meie ümber. Me kõik viibime kogu aeg ruumis. Tahame me seda või ei taha. Me ei saa sellest ruumist välja astuda. Ja väga tore on, kui need inimesed on ruumiteadlikumad, kui nad märkavad rohkem seda keskkonda, kus nad viibivad ja toimetavad ja saavad aru selle protsessidest. Miks see on kujunenud just selliseks ja kui palju mina saan mõjutada neid protsesse. Ehk siis saavad teadlikumaks endast ja sellest ruumist ja see kõik ei ole paratamatus, sellega ei pea leppima. Ehk siis me arvame, et need inimesed teevad tulevikus teadlikumaid valikuid. Neil on kergem leida kas või endale sobivat elukohta ja ka nad märkavad rohkem neid protsesse, mis on ühiskonnas. Oskavad rohkem teadlikumalt kaasa rääkida ka linna arenguprotsessides, kus on vaja avalikkuse sõna. Kõik see. Ma loodan, et mõjutab ja aitab tekkida sellisel ruumiteadlikumal põlvkonnal. Aga pärast seda, kui te näituse ära vaatasite, olite mustas ruumis mustade kuubikutega, no mida te tegite? Tegime koopaid ja igasuguseid värke ja toolidega maja ja siis. Anti ülesanded ja siis me proovisime neid täita ja kõige esimene oli siis, et mis sul endal mõttes on, et selle siis sa nagu ka teostad. Milline ülesanne sinule kõige rohkem pakkus huvi? Üksinda vist maja ehitamine või see õhu nagu tundmine või midagi sellist. Kas saaksid ise hakkama ühe maja välja mõtlemisega, mis sa arvad? Jaa. Ja milline see maja oleks siis? No mõned võivad tavalised olla, aga tegelikult ma tahaksin lahedaid teha. Aga sina? Ma prooviks teha niisuguseid nagu siis kas on palutud või näiteks ka niisuguseid, mis mul endal täiesti mõttes on, kas mingi ulmelisi või midagi. No põhimõtteliselt kõike nagu. Ikka nagu rohkem ulmemees? Pigem mitte, pigem nagu niisugune hästi modernne või midagi niisugust. Ma võiksin teha ringilisi ja ruudulisi majasi. Ringimaja? Nii, kus ei ole ühtegi nurka või? Jah. Arvad, et seal on hea? Jah, võib-olla. Võib-olla või kindlasti? Võiks olla. Võiks olla, väga hea. Mis te arvate, kas te käite ka edasi arhitektuurikoolis? Pakub see teile midagi ja kui, siis mida? Ma käiksin. Ja ma käiksin küll ja ta pakub mulle siis nagu väljendamisvõimet, kuidas mina siis tahaksin maailma näha või luua. Et nagu ehitada paremini maju erinevaid, mida ma kodus ehitan. Aga linnas sulle meeldib ringi käia ja vaadata, millised erinevad majad on? No jaa, aga ma tahaks näha, millises looduses ka nagu majad oleksid, kui oleks looduses sellised majad nagu hästi palju. Sina oled rohkem siis niisugune eramajade mees või? Jah.
jah. Ja nagu ikka saate lõpus loosime me välja eelmise saate küsimusele õigesti vastanu. Eelmises saates tahtsime teada, millal Kahrode majas Nõmme keskuses esimest korda kinofilmi näidati. Õige vastus oli 22. detsembril ja aasta oli 1933. Loosime välja, kes võitis. Nii ja raamatu võitnud inimene on Monika Pello. Palju õnne, Monika Pello. Aga ka selles saates on meil küsimus. Mida küsid? Ja, küsin arhitektuuri hariduse teemal. Mainisin ka korra, et meie suureks eeskujuks on Soome ja Soomes on sarnane arhitektuuri huvikool Arki tegutsenud juba väga palju aastaid. Kui mitu aastat täpsemalt? See on nüüd küsimus, mille õige vastuse leidmiseks peate natuke vaeva nägema, aga ma arvan, et meie saate vaatajad on kõik nutikad, osavad ja saavad vastuse teada. Kui teada, saatke ära aadressil majadaja@tallinnatv.eu ja seda 1,5 nädala jooksul. Aga selle kõigega on meie tänane saade läbi. Ilusat nädalavahetust!